Kallid kaimud, tänases kirikulaulu koolis käsitleme kirikulaulu teist žanrit, koraali ehk hümnilaulu. Täpsemalt on teemaks nähtus, mida nimetatakse koraalide rütmiseerimiseks. Tänase loengu sihtrühmaks on eelkõige organistid, koorijuhid, vaimulikud, muusikateadlased ja teised kirikulauluga professionaalselt tegelevad inimesed. Loengu kuulamine ei ole kindlasti välistatud laiemale ringile kirikulaulu huvilistele, näiteks hümnoloogia üliõpilastele, aga ka kirikukooride lauljatele, kui neil leidub kannatlikkust teemasse süveneda. Selles õppetunnis avan põhjalikumalt teemasid, mida juba käsitlesin ajalehes Eesti Kirik 17. märtsil ilmunud artiklis Eesti emakeel ja koraalide rütm ELK uues lauluraamatus. Mis peitub sõnapaari koraali rütmiseerimine taga? Millised on teised sellega seotud mõisted ja miks on oluline ka nende mõistete tähendusega sisustamine? Kuidas hinnata koraaliviisi keelepärasust? Millised probleemid keelepärasusega seoses tekivad ja kuidas neid lahendada? Seekordne videoloeng on pühendatud meie kaunile eesti emakeelele. Püha Paulus ütleb meile, et usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Milline on see kuulutus, mis saab inimestele emakeelse kirikulaulu kaudu ilmsiks? On see kaunikõlalises ja arusaadavas eesti keeles? On see selge, kirgas, inspireeriv ja hingepugev nagu Kristuse sõna? Vaatleme rütmi küsimust koraali Oh nuta oma häda kontekstis. See koraal on olemas kirikulaulu ja palveraamatus numbri all 75 ning sisaldub nõndanimetatud rütmiseeritud kujul ka lauluraamatu komisjoni proovi väljaandes number 2. Laulu Oh nuta oma häda kohta on lähiminevikus ilmunud 2 sisukat kirjutist. Ajalehe Eesti Kirik 2002. aasta 13. märtsi numbris rubriigis laululugu käsitleb teemat õpetaja Gustav Piir. Samuti on soovitav lugeda Ene Salumäe põhjalikumat käsitlust 9. aprillist 2011 Toomkoguduse kodulehel päevalaulu rubriigis paastuaja 5. pühapäevaks. Ma lisan viited nendele kirjutistele selle video kommentaariumisse. Seekordne kirikulaulu kool on pigem loengulaadne, aga päris lõpus saad sa, kallis kuulaja, siiski proovida loengu käigus tutvustatud värsket keelerütmipõhist lähenemist koraalilaulule. Selleks, et mõtestada lahti, mida võib tähendada koraali rütmiseerimine, tuleb esmalt definitsiooni tasandil meenutada, mida tähendab mõiste rütm. Muusika elementaarteooriast me teame, et rütm on helide organisatsioon ajas või teiste sõnadega öeldult, rütm on vältuste järgnevus. See tähendab, et ilma rütmita lauluviisi ei saa üldse olemas olla. Niipea kui me anname nootidele vältused, ongi olemas rütm. Seepärast võib mõiste rütmiseerimine olla üsnagi eksitav, sest tundub, nagu antaks koraalidele rütm, mida seal varem pole üldse olnud. Teine selle valdkonna mõiste, mis on rütmiga üsna läbi põimunud, on meetrum. Kui rütm on helide organisatsioon ajas, siis käesoleva konteksti jaoks võib öelda, et meetrum on rõhuliste ja rõhutute taktiosade korrapärane vaheldumine. Näiteks 3-osalises taktimõõdus järgneb rõhulisele esimesele löögile 2 rõhutalööki. Nüüd, mil 3 lööki on täis, kordub taas rõhuline löök. Rõhulised ja rõhutud taktiosad vahelduvad korrapäraselt. Kui ilma rütmita meloodiat ei ole võimalik ette kujutada, siis ilma meetrumita meloodiad on kirikulaulus üsna tavalised.
Esimesel pildil näete ladinakeelset pühalaulu ja järgmisel 2 eestikeelset pühalaulu. Niisiis kuulub meetrumita ehk mittemeetrilise kirikulaulu alla kogu proosatekstiline kirikulaul nii ladina kui eesti keeles. Nootidel on küll teksti rütmist tingitud vältused, aga need ei allu meetrumi korrapärasusele. See teadmine on oluline, sest võimalikult sobiva rütmikuju leidmiseks koraalile võib olla vajalik vaadelda koraali just meetrumi vabas rütmipildis. Rütmiseeritud koraali mõiste võeti kasutusele 19. sajandi Saksamaal seoses kirikulaulu restauratsiooniga. Selle vastandiks on valdavalt võrdsetes vältustes noteeritud isomeetriline koraal. Pildil 4 näete isomeetrilist koraali kirikulaulu ja palveraamatust ja pildil 5 on nõnda nimetatud rütmiseeritud koraal lauluraamatu komisjoni prooviväljaandest. Isomeetrilises koraalis on valdavalt võrdsed noodivältused ja pikemaid vältusi kasutatakse muusikaliste fraaside liigenduskohtades keskel ja lõpus. Restauratsioon, mida ennist mainisin, tähendas muidugi saksakeelsete kirikulaulude nii meloodilist kui tekstuaalset restauratsiooni. Eestis on rütmiseeritud koraalilaulu temaatikaga sügavuti tegelenud muusikateadlane Pille Raidma, kes on sellel teemal kirjutanud magistritöö Arutlused koraalilaulu teemal Liivimaal 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algusaastatel. Oma ettekandes lauluraamatu konverentsil 27. oktoobril 2018 Tartus tõdes ta, et rütmiseeritud koraalil oli juba 19. sajandil 2 põhilist tähendust. Esimene neist ei viidanud tingimata spetsiifilise rütmikaga viisikujule, kuivõrd koraali esitusviisile, milles on tajutav meetrum ja elavam tempo ning milles ei oleks ebamäärase pikkusega fermaate. Sellega taotleti rahva tõhusamat kaasamist koraali laulmisesse. Teise tähenduse kohaselt mõisteti rütmiseeritud koraali all mitmekesise rütmiga viisikujusid, mis on taastatud ajalooliste meloodiate eeskujul. Ka selle eesmärk oli sama, kaasata rahvast hoogsamalt ja innustunumalt kaasa laulma. Pille Raidma ütles ka oma ettekandes, et rütmiseeritud laulmisviisist, mis 19. sajandil kõneainet pakkus, ei ole täna enam mõtet rääkida, sest see on aja jooksul juba saavutatud. Siinkohal ma ei nõustu täielikult Pille Raidma väitega. Kindlasti ei ole tänase isomeetrilise koraali aeglased tempod võrreldavad 19. sajandi aeglaste tempodega, milles üks noot võis väldata koguni sekundeid. Selle järgi võiks tõesti väita, et rütmiseeritud laulmisviis on saavutatud. Siiski on ennatlik arvata, nagu oleks rütmiseeritud laulmisviisi meetod lõpuni ammendatud, mistõttu sellest ei ole enam mõtet rääkida. Ka tänane kirikulaulu kool näitab, et selles vallas on veel ruumi areneda. Koraali maraton Haapsalus 20. kuni 21. augustil 2017, mida mul õnnestus peaaegu tervikuna läbida, andis vägagi hea läbilõike koraalilaulu olukorrast Eestis. Kogu KLPR-i repertuaar oli ELK praostkondade vahel ära jaotatud ja nõnda tuli Eesti koraalilaulu kultuur kogu oma kirevuses 2 päeva jooksul ühte kohta kokku. Kuigi oli üsna palju hoogsaid rütmiseeritud laulmisviisist kantud näiteid, võis siiski kuulda ka rõhutatult võrdsetes vältustes ja kohati küllaltki aeglast laulustiili.
Sellist isomeetrilist laulustiili võib Eestimaal kohata isegi olukordades, kus orelisaade puudub, aga laulev rahvas justkui kuuleb vaimukõrvas igal noodil vahelduvat oreliakordi ning sunnib olematut orelisaadet järgides kõik noodid võimalikult võrdsetesse vältustesse. Selle laulustiiliga kaasneb enamasti ühine hingamine iga tekstirea lõpus, mis on sageli ette valmistatud aeglustusega. Kui nüüd vaadelda nähtuse rütmiseeritud koraal 19. sajandi tähenduse ühisosa, siis tundub, et mõlemal puhul taotleti rahva aktiivsemat kaasalaulmist. Seepärast pakun välja üldistava definitsiooni, mille kohaselt koraali rütmiseerimine on teravdatud tähelepanu pööramine koraali rütmikale eesmärgiga muuta laulmist kogudusele atraktiivsemaks ja saavutada selle läbi aktiivsem kaasalaulmine. Edasised sammud on juba erinevad meetodid selle eesmärgi saavutamiseks. Selleks võivad olla esiteks rütmiseeritud esitusviis või teiseks koraali rütmipildi muutmine kirjapildis, sealhulgas algupäraseks peetavate viisikujude taastamine. Niisiis rütmiseerimine on strateegia, aga rütmiseeritud esitusviis või koraali rütmi muutmine kirjapildis on taktika. Nüüd jõuame tuumküsimuseni. Eeldades, et koraalide rütmiseerimise strateegia on õige ja päädib aktiivsema kaasalaulmisega, siis milline taktika sobib kõige paremini meie eesti emakeelega? Kirikulaul on võrsunud sõnast ja elab sõnast. Ilma sõnata kirikulaul sureb. Esimeseks tekstikorpuseks, mis Kristuse surnuist ülestõusmise järel kirikulaulule kasvupinnase ja elu andis, on Vana Testamendi psalmide raamat. Seda tajuti Naatsareti Jeesuse palveraamatuna ja on üsna loomulik, et esimesed ristiinimesed selle oma laulutekstidena kasutusele võtsid. Kirikulaulu spetsiifiliselt on psalmide näol tegemist proosatekstidega. Kirikulaulu teine žanr on hümn ehk koraal, mille tekst on stroofiline värstekst. Mõlema žanri puhul on ühisosaks äärmine tekstitundlikkus ja keele rütmi ning dünaamikaga ning mõnel puhul koguni intonatsiooniga arvestamine. Keele rütm, dünaamika ja intonatsioon on prosoodia 3 mõõdet ja koosmõjus loovad nad fenomeni, mida võime nimetada keelemuusikaks. Nii on kirikulaulu viisid lahutamatult seotud selle keelemuusikaga, mille embuses kirikulaulu viis sündis. Ladina keelemuusikast sünnib ladina kirikulaul, saksa keelemuusikast sünnib saksa kirikulaul ja eesti keelemuusikast sünnib eesti kirikulaul. Meile on tuntud ütlemine, kuidas keel, nõnda meel. Seda parafraseerides võime üsna kindlalt öelda, et kuidas keel, nõnda laul. Euroopas on 2 suurt keelkonda, indogermaani keeled ja uurali keeled. Algupärase kirikulaulu seisukohalt on meie jaoks olulised 2 tüvikeelt, ladina ja saksa. Mõlemad keeled kuuluvad indogermaani keelkonda. Maarjamaa kirikulaulu seisukohast on muidugi tüvikeeleks eesti keel, mis aga kuulub uurali keelkonda. Täpsemalt öeldes on eesti keel koos soome, liivi, vadja, vepsa ja karjalaunuse keeltega Läänemere soome keeled. Tõsiasi, et ladina ja saksa keeled ning eesti keel kuuluvad erinevatesse keelkondadesse, ei ole pelgalt keeleteaduslik nohiklikkus. Nende 2 indogermaani keele ja meie emakeele keelemuusikalised erinevused on nii suured, et ilma liialdamata võib öelda,
Need on nagu õli ja vesi. Mõlema, nii ladina ja saksa kui ka eesti keele muusikad on kaunid ja inspireerivad, aga omavahel need looduslikult ei segune. Selleks on vaja väga võimsat emotsionaalset või poliitilist blenderit, et luua illusioon Indogermaani ja Läänemere-Soome keelemuusikate segunemisest. Kui aga blender väsib, siis taanduvad mõlemad keelemuusikad jälle oma loomupärastesse kihistustesse tagasi. Ladina ja eesti keele ning saksa ja eesti keele erinevusi on õige mitmeid. Ma ei söanda kõikide erinevustega siinkohal tegeleda, sest loeng ähvardab niigi liiga pikaks venida. Nimetan ära vaid tänase teema seisukohast kõige olulisema erinevuse saksa ja eesti keelte vahel. Saksa, nii nagu ka paljudes teistes indogermaani keeltes, on silbi rõhutamine ja pikendamine staatiliselt seotud. Lihtsamalt öeldes, silp, mida rõhutad, seda ka pikendad. Eesti keeles sellist seaduspära ei ole. Ka rõhutasilp võib olla sõna pikim silp. See defineeribki kõige määravamalt saksa ja eesti keelemuusikate erinevuse ja teeb võimatuks saksa keelemuusikast võrsunud rütmide loomuliku sobitamise eesti keele rütmiga. Ja siit võrsubki järgmine küsimus. Kuidas mõõta saksa keelerütmiga meloodia kokkusobivust eestikeelse tekstiga? Analüüsida on võimalik mitmel tasandil. Üheks levinuimaks argielu analüüsi tasandiks on analüüsija isiklik maitse. Kas meeldib või ei meeldi? Seegi on analüüs, aga selle tulemused on äärmiselt subjektiivsed ja kas väga raskelt või üldse mitte mõõtmistega kontrollitavad. Teine analüüsitasand ei lähtu analüüsija isiklikust maitsest, vaid meetodist. Meetodi eeliseks on tõsiasi, et seda saab rakendada mitmel korral ja erinevate analüüsijate poolt, kusjuures tulemus ei tohi muutuda. Selleks, et lahkuda subjektiivsuse argitasandilt, olen ma välja töötanud meetodi, millega mõõta koraaliviisi rütmi eesti keelepärasust. Selleks võetakse vaatluse alla 2 ja enam silbiliste sõnade tegelik rütm versus koraaliviisis ette kirjutatud rütm. Teisisõnu, seda meetodit rakendades saame teada, millisel määral on kooskõlas sõnade loomulik rütm ja nende viisistamisel kasutatud rütm. Ühesilbilised sõnad jäävad sellest analüüsist välja, sest üksiku sõna õige vältusliku proportsiooni kindlaks tegemiseks on vaja vähemalt 2 silpi. Ühesilbilise sõna proportsionaalsust tuleks hinnata eelnevate ja järgnevate sõnade kontekstis või siis juba kogu lause kontekstis. See on aga juba märksa keerukam ja muuhulgas ka subjektiivsem kui üksiku sõna loomuliku rütmi analüüsimine. Tavakõnes tundub meile paljude sõnade puhul, et silpide väärtused on võrdsed. Näiteks nuta, oma, häda, eksimused, surmanud. Tegelikkuses on aga alati üks silp kas või pisut pikema vältusega. Minu meetodi esimene samm ongi teha kindlaks, milline on sõna pikim silp. Enamasti saab sellest intuitiivselt kohe aru, nagu näiteks Jumal, on üsna reljeefselt selge, et teine silp on pikem kui esimene. Kontrollimiseks on hea võimalus lausuda sõna argikõnest intensiivsemalt, lausuda tugeva sisemise kavatsusega. Jumal! Teine kontrollimise võimalus on pikendada järjekorras kõiki silpe ja panna tähele, millise pikenduse juures sõna kõige vähem moondub ja oma tähendust kaotab. Proovime pikendada sõna Jumal esimest silpi ja saame Jumal. Sõna moondub oluliselt ja tähendusest ei ole enam võimalik üheselt aru saada.
Järelikult ei ole see õige pikk silp. Pikendame teist ja pane hästi tähele rõhuta silpi ja saame Jumal. Kuigi võrreldes argikõnega on sõna mõnevõrra moondunud, on selle tähendusest võimalik üheselt aru saada. Järelikult oleme leidnud sõna pikima silbi. Liitsõnade puhul on olukord mõnevõrra keerulisem, sest kui liitsõna koosneb kahest või mõnikord ka enamast sõnast, siis võib selles olla ka kaks või enam teistest pikemana tunnetatud silpi. Võtame näiteks sõna ohvrianniks. Ma ei kasuta meelega nimetavas käändes sõnu, vaid just seda käändevormi, milles kõnealune sõna analüüsitavas kirikulaulus esineb. Liitsõna saab lausuda erineva hoiakuga. On üsna suur vahe, kas ma ütlen ohvrianniks või ohvrianniks. Ühel puhul rõhutan ohvrit, teisel puhul andi. Muidugi saab rõhutada ka mõlemaid. Ohvrianniks. Hoiakust liitsõnade lausumisel sõltub aga ka silpide vältus. Kuna on üsna raske, et mitte öelda võimatu, kindlaks teha, mis on jutumärkides õige hoiak, siis on kõige otstarbekam käsitleda liitsõnades iga lihtsõna kui iseseisvat üksust. Erandiks on siin liitsõna, mille üks lihtsõnadest on ühesilbiline, näiteks patusüüd. Sellises liitsõnas ühesilbilist sõna eraldi üksusena ei arvestata. Erandina tuleb käsitleda fraaside lõpunoote, mis paratamatult pikenevad. Näiteks KLPR 75 sõna hukkaminemist viimane silp on noodi kirjas ebaproportsionaalselt pikk, sest see markeerib fraasi lõppu. Tuletan meelde, et meetodi eesmärgiks on saada teada, millisel määral on kooskõlas sõnade loomulik rütm ja nende viisistamisel kasutatud rütm. Liitsõna hukkaminemist teises lihtsõnas minemist on pikim silp teine. Minemist. Meloodias on aga pikim silp kolmas, millel on lausa kolmelöögiline noot. Kuna ka tegu on fraasi lõpunoodiga, siis me seda keelerütmiga vastuolus olevaks lugeda ei saa. Nagu eelpool öeldud, on eesti keele üheks imelisemaks eripäraks võrreldes saksa keele ja teiste indogermaani keeltega tõsiasi, et sõna rõhuta silp võib olla pikema vältusega kui sõna rõhuline silp. See erinevus teebki saksa keelerütmi ja eesti keelerütmi omavahel lepitamatuks. Selliseid sõnu, milles rõhuta silp on pikema vältusega kui rõhuline silp, on eesti keeles igal sammul. Näiteks oma. Ma seletan lühikeste ja pikkade silpide problemaatikat siinkohal veel kord üle seetõttu, et mul on meetodi jaoks vaja otsustada, mida teha võrdsetes vältustes noteeritud sõnadega, kui sõna loomuliku rütmi järgi peaks üks silp olema pikema vältusega. Kas siin on vastuolu või mitte? Kuna võrdsete vältuste puhul on võimalik sõna laulmisel nõnda õgvendada, et just see õige silp saab pisikese pikenduse ning sõna loomulik rütm säilib, siis ei ole põhjust sellist olukorda vastuoluks lugeda. Näiteks esimeses reas on nuta oma kõik noteeritud võrdsetes vältustes. Kui ma laulan rõhutatult võrdsetes vältustes, siis ma olen võimeline sundima kõik 4 silpi enam-vähem võrdseteks. Siin ja edaspidi ma laulan üks toon madalamalt kui lauluraamatus ehk alustan D-noodist. Oh nota oma. Tegelikult on aga mõlemas sõnas teine silp veidi pikem. Kui ma nüüd võrdsed vältused hetkeks unustan ja laulan sõna rütmi järgi, siis tulemuseks on oh nota oma.
mõlema sõna teist silpi õige pisut pikendades kõlab eesti keel märksa loomulikumalt kui sunnitult võrdsetes väärtustes laulmine. Meetodi kokkuvõte oleks järgmine. Esiteks, meetodi eesmärgiks on otsida võimalikke vastuolusid teksti loomuliku rütmi ja koraaliviisis kasutatud muusikalise rütmi vahel. Teiseks, vastuoluks loetakse olukord, milles kahe või enama silbilises sõnas sunnib koraaliviisi rütm pikendama silpi, mis loomulikus keelerütmis pikendatud silp olla ei taha. Kolmandaks, vastuoluks ei loeta võrdsetes vältustes noteeritud sõnu, sest võrdsete noodivältuste puhul on lauldes võimalik keele loomulik rütm säilitada. Neljandaks, vastuoluks ei loeta fraaside lõpunoote. Ja viiendaks, ühesilbilised sõnad jäävad analüüsist välja. Meetodiga praktiliseks tutvumiseks võrdleme koraali Oh nuta oma häda varianti KLPR-is ja rütmiseeritud varianti lauluraamatu komisjoni proovi välja andes lehekülg 6-7. Alustan KLPR-i variandi esimesest salmist. KLPR-i variandis tuleb esimene probleem sõnaga häda, sest selles sõnas on teine silp pikem kui esimene, aga esimene silp on noteeritud poole pikema noodiga. Tulemuseks on häda. Märgin probleemsed sõnad punase värviga. Korduses seda probleemi ei ole, sest sõnas kaeba ongi esimene silp, sõna pikim silp. Rea lõpus samuti vastuolu ei ole, sest tegu on fraasi lõpunoodiga. Teises reas on problemaatiline neljasilbiline sõna eksimused. Selles sõnas on pikim silp, esimene silp. Eksimused. Aga kolmas silp on noteeritud poole pikema vältusega kui ülejäänud silbid. Tulemuseks eksimused. Sõna vaevanud kolmanda silbi kolmelöögilist nooti me vastuoluks ei loe, sest tegu on fraasi lõpunoodiga. Küll aga tuleb vastuoluks märkida sõna suured, sest hoolimata pikast U-häälikust esimeses silbis on teine silp tunnetatud pikemana. Suured, suured, mitte aga suured. Nüüd rakendan meetodit ka teistele salmidele, aga samm-sammult iga sõna enam läbi ei käi. Nagu näete, on kõrvalekalded ainult ridade lõppudes. Kõige puhtam salm on 4. salm, milles on ainult üks segav kõrvalekalle. Järgnevalt vaatleme olukorda statistiliselt. Laulu salmides on meetodi järgi analüüsitavaid sõnu erinevalt. Esimeses salmis on 19 sõna, teises salmis on 17 sõna, kolmandas 18 sõna ja neljandas taas 17 sõna. Kokku on tekstis analüüsitavaid sõnu 71. Hälbivaid ehk siis punase värviga märgitud sõnu, mille loomulik rütm läheb vastuollu koraaliviisi rütmiga, on salmides vastavalt 3, 3, 3 ja 1 ning kokku on neid laulus 10. Tabelis 1 on välja toodud hälbeprotsent salmide kaupa ja summeeritult. Kõige madalam on hälbeprotsent 4. salmis, milles see on 6%. Kogu lauluteksti lõikes on hälbeprotsent 14. Ma soovisin anda sellele kõrvalekaldele ehk hälbeprotsendile mingi meeldejääva nime. Kui me olime noored krantsid, siis sai kiriku laulu- ja palveraamat, mida me palavalt armastasime ning palju kasutasime, hellitusnimeks Siinu ja miinu seiklused Juumala riigis. See hellitusnimi juhtis tähelepanu meie meelest mõttetutele ja ebaõiglastele moonutustele emakeelses kirikulaulus. Ma arvan, et on kohane seda vigurnime siinkohal kasutada ja
seega saagu hälbe protsent endale nimeks siinu-miinu hälve. Niisiis KLPR 75 siinu-miinu hälve on 14%. Nüüd vaatame sama laulu lauluraamatu komisjoni prooviväljaandest. Esimene hälbiv sõna prooviväljaandes on nuta, sest selles sõnas on tegelikult pikemana tunnetatud teine silp, aga esimene silp on noteeritud poole pikema vältusega, mille tulemuseks on moonutatud nuuta. Sama kehtib sõna oma kohta. Sõna häda, mis KLPR-i versioonis oli hälbiv, jääb siinkohal punase märgistuseta, sest see on noteeritud võrdsete vältustega. Liitsõna hukka minemist esimese lihtsõnaga on korras, aga teine saab punase märgi, sest sõnas minemist on pikimana tunnetatud teine silp, mitte aga esimene, nagu meloodias ette kirjutatakse. Sarnaselt sõnadega nuta ja oma on hälbeliselt rütmiseeritud ka sõna ära, millest on saanud äära. Sellised kahesilbilised sõnad, mille teine silp on pikem kui esimene, on eestikeelses koraalilaulus äärmiselt oluline õigesti rütmiseerida. Järgmine probleemsõna on kolmesilbiline suremist. See sõna ei saa punast märki mitte kolmandal silbil oleva poolnoodi pärast. Tegu on fraasi lõpunoodiga ja seda ei luba meetod hälbeks lugeda. Küll aga on oluline vastuolu esimesel silbil, mis sunnitakse poolnoodiga pikaks, suuremist, kuigi pikk silp peaks olema hoopis teine silp, suremist. Edasi, neljasilbilises sõnas eksimused on pikim silp esimene silp, aga koraaliviis sunnib pikimaks kolmanda silbi. Tulemuseks on eksimused. Taas tulevad kahesilbilised sõnad, milles viisi rütm läheb vastuollu sõnarütmiga. Need on meie, patud ja tema ning kolmesilbiline sõna surmanud. Kokku on esimeses salmis 10 vastuolu, mis teeb siinu-miinu hälbeks 44%. KLPR-i esimeses salmis oli see 16%. Vahe on enam kui kolmekordne. Selle rütmiseeritud koraali esimene salm on enam kui 3 korda rohkem vastuolus eesti keele loomuliku rütmiga kui KLPR-i isomeetriline variant. Vaatame veel ka laulu teisi salme prooviväljaandes esitatud rütmiseeringu kontekstis. Siinkohal on väga oluline tähele panna, et lauluraamatu komisjoni väljaandes on 5 salmi, mitte 4 nagu KLPR-is ja ainult esimesed 2 salmi on identsed. Kolmandas salmis on KLPR-i ridades 3 ja 4, mis vastavad prooviväljaande reale 2 pisikesed muudatused. Salm 4 on põhjalikumalt toimetatud ja juurde on lisatud 5. salm, nii nagu uues lauluraamatus, aga ka seda teksti on uuendatud. Vastuolude üldpilt on selline. Hälbeid 2. kuni 5. salmini on vastavalt 10, 5, 8 ja 6. Kõige vähem vastuolusid on 3. salmis. Selles salmis on aga üks eriliselt tähelepanuväärne vastuolu. Neljasilbilises sõnas lunastuse on lausa 2 hälvet. Sõnas lunastuse on pikim silp, teine silp. Prooviväljaandes sunnitakse poolnootidega pikaks esimene ja 3. silp. Tulemuseks on luunastuse. Statistiliselt näeb prooviväljaande analüüs välja nii, nagu seda sedastab tabel 2. Kõikide salmide lõikes on rütmiseeritud variandi siinu-miinu hälve 44%, KLPR-i isomeetrilise variandi 14% vastu. Erinevus on seega taas rohkem kui 3-kordne. Kindlasti tuleb kriitiliselt küsida, kas ja kuidas mõjutab tulemust salmide arv.
Kuna siinumiinu hälvet arvutatakse suhtarvudes, siis ei tohiks salmide arv lugeda. Et asi oleks täiesti aus, siis teeme arvutuse ka ainult 2 esimese salmi põhjal, mis on mõlemas allikas identsed. Nende salmide põhjal, nagu tabelid 3 ja 4 näitavad, on KLPR-is siinumiinu hälve 17% ja Lauluraamatukomisjoni prooviväljaandes 56%. Erinevus on veelgi suurem kui terviklaulude võrdluses. Mis siis nüüd saab? Kas tõesti viib selline analüüs järelduseni, et koraalide rütmiseerimine on vale ja vaene ristirahvas peab edaspidigi laulma võrdsetes vältustes igavat ja monotoonset koraali? Kaugeltki mitte. Teeme sama koraali põhjal läbi ühe katse. Esmalt püüan laulda koraali täpselt nii, nagu KLPR-is kirjas. Oma vaimu kõrvas püüan kuulda mõttelist orelisaadet, mille harmoonia vaheldub igal silbil. Ma laulan seda koraali toon madalamalt ehk alustan D-noodist. Nota oma häda ja hukka minemist ning ära üksnes kaiba me päästja suremist, sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Kuigi selline tempo võib nii mõnelegi tänasele kuulajale tunduda aeglane, on see võrreldes 19. sajandi praktikaga ilmselt siiski veel üsna nobe. Kui uskuda tolleaegseid üleskirjutusi, siis võis ühe noodi paarisekundiline vältus olla tavaline praktika. Ma loodan, et ei pane pahaks, kui ma selliselt lõpuni ei laula, kuigi peab tunnistama, et mingi teatav võlu selles on. Et teid loengu narratiivis nõnda aeglase tempoga mitte eksitada, siis kuulame veel kord esimest salmi nõnda, nagu see kõlas eelmises näites. Nota oma häda ja hukka minemist ning ära üksnes kaiba me päästja suremist,
sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Sellise võrdlemisi ühetaolise laulmise vastu pakutakse nüüd Lauluraamatu komisjoni poolt rütmiseeritud varianti. Ma ei tea täpselt, mis tempot Lauluraamatu komisjon sellele koraalile on mõelnud. Püüan võtta pigem elava tempo, mis rütmikust hästi välja tooks. Ja taas laulan toon madalamalt ehk alustan re-noodist. Ohnota oma häda ja hukka minemist ning ära üksnes kaiba me päästja suuremist, sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. See on vaieldamatult märksa hoogsam ja atraktiivsem, aga efekt tuleb ilmselgelt meie kauni emakeele moonutamise hinnaga. Viimases reas kuuleme kurba tõdemust, et meie patud suured on hakkama saanud tõelise jubedusega, et teema on surmatud. Kui teema on surmatud, siis fuugat ei tule. Me ei tohi unustada, et eesti keel on vältekeel ja hääliku pikkuse muutmine võib muuta sõna tähendust. Sellise tähenduse muutumise tagajärjel võivad aset leida üsnagi inetud mitmeti mõistmised, mis kirikulaulus kõlava kuulutuse väärikusega kokku ei sobi. Tõeline õudnäide sellest on KLPR 76 refrään, mida ma siinkohal verbaliseerima ei hakka. Toon parem näite laulust KLPR 339a, mille teise salmi algus ütleb: luba mind su ligi tulla, armas taeva kuningas, et su poja risti alla elukoorma panna saaks. Sõnas poja on eesti keeles esimene silp rõhuline ja lühike ning teine rõhuta, ent pikema vältusega kui esimene. Poja. Noodikiri sunnib aga meid pikendama esimest silpi ja pojast saabki pooja. Selliseid moonutusi tuleks igal juhul vältida. Vaadates Lauluraamatu komisjoni proovi väljaande laulu number 3, tekib uudishimulikul kirikulauljal küsimus, miks on algupäraseks peetaval saksa koraaliviisil just selline rütm. Seletuse alguseks tuleb esmalt tähelepanu juhtida lehekülg 7 esinevatele mõningatele ebatäpsustele. Koraaliviisi kohta on kirjutatud: Oh Jeesus, sinu valu, o Haupt voll Blut und Wunden, originaal Herzlich tut mich verlangen, 1613. Järgnevad Hans-Leo Hassleri daatumid 1564 kuni 1612. Tõsiasi, et originaalviis on dateeritud aasta peale helilooja surma, lubab meil selle informatsiooni paikapidavuses kahelda. On õige, et selle viisi autoriks on Hans Johann Leo Hassler, aga selle viisi nimi on Mein Gemüt ist mir verwirret. Ilmselt püüab Lauluraamatu komisjon viidata esimesele ilmumisele mõnes kirikulaulu kogumikus. Selline viitamine on eksitav. Ma ei näe põhjust, miks ei võiks Hassleri originaalviisi pealkiri ja ilmumisaeg olla mainitud. Laulu Mein Gemüt ist mir verwirret näol on tegu suurepäraselt
komponeeritud meeleoluka renessansiaegse lauluga, mis ilmus esmatrükis aastal 1601 kogumikus Lustgarten Neuer Deutscher Gesang balletti Gailarden und Intraden. Ja see laul kaebab ühe õnnetu meesolevuse armuvalu. Esimese salmi vabatõlge, mille on teinud Mari Tarvas, kõlab nii. Mu meel on segaduses, seda teeb õrn neitsi. Ma olen täiesti eksinud, mu süda on väga haige. Mul ei ole ei ööl ega päeval rahu, kogu aeg ma halan suurelt. Ma pidevalt õhkan ja nutan, olen kurb ja täiesti julguseta. Selles ei ole iseenesest midagi ebatavalist, et populaarseid ilmalikke laulude viise viidi kokku vaimulike tekstidega. Seda nähtust tähistatakse hümnoloogias mõistega contrafactum. Ladinakeelne contrafacere võiks selles kontekstis tõlkida kui järele tegema või võltsima ja contrafactus tähendaks võlts. Oleks aga huvitav vaadelda Hassleri rütmikalt hoogsat viisi koos saksakeelse tekstiga, et taibata, miks on see rütm just selline ja kas see on ikka lihtsalt üks hoogsa rütmiga meloodia või on midagi, mis on saksakeelse tekstiga olemuslikult seotud. Saksa poeesia rütm on selles laulus mitmekülgse osavusega viisi põimitud. Lisaks sõnarõhkude ja silpide pikkuste osavale kasutamisele mõjub efektse madrigalismina järjestikuste veerandnootide kasutamine 5. ja 6. värsireas, milles räägitakse vaese mehe uneprobleemist. Ta ei saa magada ei päeval ega ööl. Peale sünkopeeritud rütmi ja poolnootide kasutamist mõjub veerandnootides meloodia kujund pingestatult ja rahutult, justkui unetu visklemine voodis. Kui tekst naaseb taas ohkamise ja nutmise rutiini, siis pöördub ka rütm tagasi poolnootide ja sünkopeeritud rütmi juurde. Ma ei süvene pikalt esmatrüki muusikalisele analüüsile, juhin vaid tähelepanu, et lugu on noteeritud alla breve ehk 2/2 meetrumis. Vahelduv taktimõõt, nii nagu lauluraamatukomisjoni prooviväljaandes, on hilisem lisandus ja meloodia seisukohalt üsna ebavajalik. Esmatrükis on ka mõningad meloodilised, rütmilised ja vormilised erinevused. Näiteks viimast muusikalist lauset korratakse. Tore on veel teada, et laulu salmide esitähtedest moodustub ka neidise nimi, kes kogu selle armuvalu on põhjustanud. Selleks on keegi Maria. Kui nüüd laulda kõrvuti esimest salmi originaalist ja siis eestikeelsest rütmiseeritud variandist, siis saame selgelt aru, kui tihedalt on atraktiivne Hassleri rütm saksakeelse armastuslaulu tekstiga seotud ja kui vähe see sobib kokku eestikeelse vaimuliku tekstiga. Ma jätkan laulmist nõnda, et alustan re-noodist. Meine Gemüt ist mir verwehret, das macht ein Jungfrau zart, bin ganz und gar verehret, mein Herz, das kränkt sich hart, hab Tag und Nacht keine Ruhe, für allzeit große Klag. Du stets seufzen und weinen, in Trauren schier verzag. Du stets seufzen und weinen, in Trauren schier verzag. Och nutta oma häda ja hukka minemist, ning ära üksnes kaeba me päästja suremist.
eksimusest, sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Aga kas on võimalik rütmikam, hoogsam ja atraktiivsem laulmine nii, et saaksime Hassleri erakordset viisi kasutada emakeele väärikust säilitades? Proovime. Tuletan vahepeal meelde, et meie tänases temaatikas on 2 tuummõistet. Esiteks rütmiseeritud koraal ja teiseks isomeetriline koraal. Neist viimane on üles kirjutatud valdavalt võrdsetes noodivältustes. Pangem nüüd hästi tähele. See, kui noodid on üles kirjutatud võrdsetes vältustes, ei tähenda tingimata seda, et need lauldes peaksid kõlama võrdsete vältustena. Niisiis võib isomeetriliselt üles kirjutatud koraal lauldes kõlada rütmiseeritud koraalina. Selle ettevõtmise eelduseks on esiteks orienteerumine tekstile ja selle sõnade, lauseosade, lausete, salmide ning kogu teksti terviku sügavam tunnetamine. Selleks tuleb salmides võimalusel ridasid omavahel liita, soodustades nõnda parema narratiivi tekkimist. Seda on Lauluraamatu komisjon oma prooviväljaandes juba tänuväärselt teinud. Teiseks tuleb teksti süvenenult lugeda nagu luuletust, unustades kogu hilisem muusikaline lisand. Kolmandaks peab vaimukõrvast kustutama kujuteldava orelisaate, mille harmoonia vaheldub igal silbil. Neljandaks tuleb leida võimalikult kõnelähedane tempo. Nõnda lauldes kaob vajadus nii sagedasteks hingamisteks nagu KLPR-is. Ma laulan nüüd ekraani parempoolsest noodist, mis on KLPR-i täpne transkriptsioon, välja arvatud tekstiridade liitmine ja hingamispauside vähendamine. Ohnuta oma häda ja hukka minemist ning ära üksnes kaiba me päästja suremist, sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. See, mis sa praegu kuulsid, oligi rütmiseeritult lauldud koraal isomeetrilisest noodipildist, just nii, nagu see KLPR-is kirjas on. Ainsaks erisuseks oli tekstiridade liitmine ja osade hingamismärkide ignoreerimine. Sellises laulmises on olemas emakeelest tõukuv atraktiivne rütmiline mitmekesisus, mis samas austab meie emakeele väärikust nii palju, kui noodipilt vähegi võimaldab. Nende üksikute vastuoludega, mis on veel alles jäänud, näiteks esimese salmi hääda, võiks isegi leppida. Nendest vabanemiseks oleks vaja põhjalikumat analüütilist lähenemist. See ei pruugi tingimata vajalik olla, sest põhiosas on sõnatruudus säilinud. Ärgem unustagem, et Siinu-Miinu hälve oli ikkagi ainult 14%, mis on üle 3 korra madalam kui Lauluraamatu komisjoni prooviväljaandes, milles see oli 44%. Milles aga võiks seisneda ja kui mahukas oleks redigeerimine, mille tulemusel Siinu-Miinu hälvet veelgi vähendada või see koguni täielikult kaotada. Võtan selle katsetuse aluseks KLPR-is sisalduvad salmid. Lauluraamatu komisjoni prooviväljaandes on 3. ja 4. salmis sõnastust veidi muudetud ja 5. salm on lisatud.
Ma jään siinkohal KLPR-i salmide juurde, sest lauluraamatukomisjoni väljaanne on esialgu ainult prooviväljaanne ja selle 5. salmi 2 esimest rida vajaksid kindlasti pisut täpsemat sõnastamist. Prooviväljaandes algab 5. salm nõnda. Vaata, isa taevast, kui poeg on risti peal ja süda patuvaevast su poole hüüab seal. See lause pakub mitmeid tõlgendusvõimalusi. Ma arvan, et autor mõtles siin, et Jeesuse süda hüüab sellest maailmast, mis on patuvaevas isa poole, ehk siis hüüab patuvaevast isa poole. See võib ka muidugi tähendada inimese südant, kes seisab mõtteliselt Golgata risti all ja kelle süda ongi patuvaevas ja hüüab seepärast isa poole. Aga siin võib ka jääda mulje, nagu oleks Jeesuse süda patuvaevas ja seetõttu isa poole hüüdmas. See aga ei saa õige olla, sest Jeesuse süda on ju patuta. Samuti peab olema tähelepanelik sõna seal kasutamisega, sest see loob võimaluse kahemõtteliseks tõlgenduseks. Lisaks koha asemäärsõnale on tegu alalütleva käändevormiga nimisõnast siga. Vaata, isa taevast, kui poeg on risti peal ja süda patuvaevast su poole hüüab seal. Asume taas tööle KLPR-i variandiga sellest laulust, millel on punasega markeeritud hälbelise muusikalise rütmiga sõnad. Ma kasutan siin ja edaspidi paranduste tegemiseks transkriptsiooni KLPR-ist, kuhu ma saan järk-järgult muutusi sisse viia ja punasega märgitud vastuolusid kustutada. Ühtlasi saame jälgida jooksvalt siinumiinu hälbe muutumist koos paranduste edenemisega. Noodipilt sedastab meile, et on 4 positsiooni, kus hälve esineb. Need on tähistatud roheliste rooma numbritega 1, 2, 3 ja 4. Koraaliviisis on kõikjal poolnoot ja veerandnoot ehk rütmikombinatsioon pikk-lühike. Aga mõnes kohas soovib eestikeelne tekst, et oleks veerandnoot ja poolnoot ehk rütmikombinatsioon lühike-pikk. Ma koostasin tabeli 5, milles on salmide kaupa välja kirjutatud vältused keelerütmi järgi kõigis 4 probleemses positsioonis. Kui vaatame esimest salmi ehk esimest rida tabelis 5, siis näeme, et koraaliviisis läbivalt kasutatud rütmikombinatsioon pikk-lühike sobib ainult ühel puhul keelerütmiga kokku. See on tabelis 2. veerus ja tegu on sõnaga kaeba. Ülejäänud positsioonid vajavad korrigeerimist, sest seal on sõnad häda, eksimused ja suured. Vaadates aga 4. veergu tabelis 5 võime märgata, et kõikides salmides on selle koha peal keelerütmis kombinatsioon lühike-pikk. Kõikides salmides on 2-silbilised sõnad, mille teine silp on pikem. Suured, annab, veri, saanud. Saamegi kohe teha esimese paranduse, mis suurt vaeva ei nõua, muutes koraaliviisi rütmi 3. rea 2. taktis. Paranduse tagajärjel on 4. salm nüüd vastuoludest vaba ja siinumiinu hälve on vähenenud 14% 9%. Esimese rea 3. taktis ehk siis positsioonis, mida tähistavad roomanumbrid 1-2, on enamustes salmides rütmikombinatsioon pikk-lühike. Kaeba, vaata, täitnud, tarvis, andis. 3 puhul 8 tekib rütmiline vastuolu. Esimese salmi häda, 2. salmi lepitada ja 3. salmi toonud. Kui me nüüd tahame siinumiinu hälvet veel vähendada, siis ei ole muud võimalust, kui kohendada teksti vastavalt enamuses salmides domineerivale rütmikombinatsioonile pikk-lühike.
Esimene probleem on sõnaga häda. Selle aga saame asendada sobiva sõnaga vaeva. Sõna häda asendamine sõnaga vaeva on seotud ühe probleemiga. See sõna sisaldub laulu pealkirjas. Muudatuste tegemisel tekstis tuleks püüelda võimalikult sujuvate lahenduste poole, et mitte muuta tuntud teksti kirikurahvale võõraks. Kui aga juba pealkiri muutub, siis on justkui tegu uue lauluga. Ma jään siiski oma arvamuse juurde, et selline muudatus on siin põhjendatud. Seda mitte ainult sõna rütmi pärast, vaid ka mõnevõrra sobivama kontekstilise tähenduse pärast. Kui aga tekstis on vaja teha väga mahukaid või tähenduslikke muudatusi, siis minu soovitus on tõlkida tekst täiesti uuesti ja jätta vana tekst alles alternatiivtekstina. Teise salmi sõna lepitada problemaatilisus on veidi erinev. Selles sõnas on pikk silp tegelikult teine silp lepitada. Sõna esimesed 2 silpi on noteeritud võrdsetes vältustes ja teise silbi pikendamine toimub lauldes juba spontaanselt. Me ei saa ka kuidagi jätta alles poole pikemat vältust 3. silbile, sest tulemuseks oleks lepitada. Olukorda komplitseerib seegi, et 3. silp langeb rõhulisele taktiosale ja moonutab sõna veelgi enam. Paigast on nihkunud mitte ainult pikendus, vaid ka rõhk, mis oma pikenduse tõttu pakub konkurentsi juba pearõhulisele silbile. Lepitada. Siin oleks vaja esmalt muuta sõnade järjekorda. Mitte kes jõuab lepitada, vaid kes lepitada jõuab. Ning seejärel leida sõna jõuab asemele 2-silbiline sünonüüm, mille esimene silp oleks pikem kui teine. Näiteks jaksab. 3. salmi teise rea sõna toonud on kõlaliselt sarnase problemaatikaga kui sõna häda. Hoolimata pikast O-häälikust on selles sõnas teine silp tunnetatud pikemana. Toonud, mitte aga toonud. Siin on lahendus lihtne. Piisab sõnade ümbertõstmisest. Praegu on ta pole ohvriks toonud, aga olla võiks ta pole toonud ohvriks. Nüüd viin muudatused sisse. Oleme keelerütmi arvestades saanud veel ühe rütmikujundi kogu koraalis universaalseks ja siinu-miinu hälve on rõõmustavalt kahanenud vaid 4%. Nüüd, kui oleme esimese ja teise positsiooni hädast lahti saanud, siis saame asuda viimase probleemse positsiooni juurde, mida tähistab rooma number 3. Esimeses 3 salmis on keelekõlaline üksmeel, et paremini sobiks rütmikombinatsioon lühike-pikk. Teises salmis on sõna kannab ja 3. veri. Mõlemas 2-silbilises sõnas on teine silp pikem kui esimene. Esimeses salmis on probleem pisut erinev. Selle koha peal on 4-silbiline sõna eksimused 2 viimast silpi. Sõnas eksimused on pikim silp esimene. Eksimused. Sarnaselt teises salmis käsitletud probleemsõnaga lepitada langeb siingi koraaliviisis 3. rõhutule silbile nii poolnoodist tingitud pikendus kui rõhulisest taktiosast tingitud rõhk. Tulemuseks on eksimused. Kuna selles olukorras sõnade järjekorra muutmine meid aidata ei saa ja 1-2 viimasest silbist tuleb vältimatult pikendada, siis igal juhul on õigem pikendada viimast silpi. Eksimused. See tundub loomulikum kui 3. silbi pikendamine eksimused. Seega asendan koraaliviisi teise rea 3. taktis rütmikombinatsiooni pikk-lühike kombinatsiooniga lühike-pikk, nagu on sobivam enamustele salmidele. Nüüd aga on juhtunud, et 4. salmis on tekkinud uus vastuolu.
Selle salmi 4. positsioonis on sõna kandnud, mis päris kindlasti vastab rütmikombinatsioonile pikk-lühike. See sõna oleks vaja asendada. Variantidena kerkisid esile näiteks vedand või tarind. Viimati nimetatu viitab eriti raskele tassimisele. Siis aga süvenesin sellesse sõnasse pisut ja mulle tundub, et eestikeelse teksti autor on siin pigem mõelnud sõna kannatanud. Sest kuigi Jeesus pandi kiusatusse mitmel korral, ei kandnud ta kiusatust, vaid võitis selle ära. Siia tundub hoopis sobivat sõna kogenud, millest saab kasutada kahesilbilist lühenenud vormi kogend. Ja nüüd, leidid ja džentelmenid, võimegi rõõmsalt tõdeda, et vastuolud on võimalik kõrvaldada tegelikult üsnagi väikeste muudatuste abil ja siinu-miinu hälve on ümmargune 0. Selline töö ühe koraaliga nõuab muidugi ajamahukat süvenemist. Siiski ma arvan, et meie emakeelne kirikulaul väärib seda. Eks muidugi meetodi leiutamine võttis ka omajagu aega, aga kui nüüd rakendada meetodit mõne teise koraaliga, siis läheb ilmselt juba nobedamalt. Pole võimatu, et mõne teise koraali kontekstis tekib vajadus meetodit mõnevõrra täiendada. Aga eks see selgu juba siis, kui see hetk käes on. Ma usun siiralt, et koraali rütmiseerimiseks on võimalusi veelgi. Mul on plaanis selle loengu lõpetuseks teha koraali "Oh nuta oma vaeva" kontekstis lahti veel üks uks, mis võiks emakeelepõhist rütmiseerimist inspireerida. Peale seda, kui analüüsi ja sellest lähtuva toimetamise käigus õnnestus vabaneda kõikidest hälvetest, mis olid seotud poolnoodi kasutamisega, tekkis mul isu teada saada, et kas võrdsetes vältustes noteeritud sõnade puhul saaks kuidagi keelepärasust stimuleerida, et rütmiseerimisele veel hoogu anda. See nõuab põhjalikumat analüüsi, aga esmasel vaatlemisel tundub, et variantsus salmide lõikes on nii suur, et kõikjal ei ole tekstirütmist lähtuvat konsensust koraaliviisi rütmipildis võimalik saavutada. Kuidas aga stimuleerida tekstirütmi kohast laulmist? Siin tuleb meile appi vana hea keskaegne kirikulaul oma iidsete meetoditega. Koraal tuleb silme ette manada meetrõmivabas kirjapildis. Nüüd ei ole võrdsed veerandnoodid meid enam kuidagi eksitamas ja emakeel võib täies ilus ilmsiks saada koos kõikide punkteerimiste ja sünkoopidega, mis salmiti alati ei kattu. Te vaid vaadake, kui kaunilt joonistub välja meloodia kuju, kui noodivarte võsa enam vaatevälja ei takista. Kuna tekst on põhjalikult läbi töötatud, siis me teame, et seest tühi noot on teksti rütmiga kõikides salmides kooskõlas ning seda võib julgelt pikendada. Samuti teame, et seest tühi noot punktiga tähistab fraasi lõppu. Nüüd on ainult tarvis lugeda luuletust muusikaliselt ja reguleerida seest täis nootide rütmi vastavalt teksti loomulikule rütmile. Me võiksime seda nüüd esimese salmiga üheskoos proovida. On kõige parem, kui me esialgu jätame alles ainult teksti ja püüame seda lugeda nagu luuletust. Ma loen sulle ükskord ette ja siis proovime lugeda koos. Oh nuta oma vaeva ja hukkaminemist ning ära üksnes kaeba me päästja suremist. Sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Nüüd loeme palun koos. Oh nuta oma vaeva ja hukkaminemist ning ära üksnes kaeba me päästja suremist. Sest meie eksimused on teda vaevanud
ja meie patud suured on tema surmanud. Praegu me lugesime tõesti nõnda, nagu see oleks luuletus ja meil ei oleks mitte mingisugust plaani seda hiljem viisiga kaunistada. Kui me nüüd püüaksime säilitada luuletuse lugemise ideaali, aga hakata valmistuma laulu laulmiseks, siis me peaksime tegema hingamise iga rea lõpus. Ma loen sulle ükskord ette. Oh, nuta oma vaeva ja hukka minemist, ning ära üksnes kaeba me päästja suremist. Sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Loeme nüüd palun koos ja hingame iga rea lõpus. Oh, nuta oma vaeva ja hukka minemist, ning ära üksnes kaeba me päästja suremist. Sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Nüüd aga, armas kuulaja, loeme selle kauni emakeelse luuletuse koos viisiga. Laulan ette. Oh, nuta oma vaeva ja hukka minemist, ning ära üksnes kaeba me päästja suremist. Sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Palun nüüd kõik koos. Oh, nuta oma vaeva ja hukka minemist, ning ära üksnes kaeba me päästja suremist. Sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Kaunis. Aitäh. Ma olen juba üsna harjunud olukorraga, et kui ma pakun välja meie emakeele eripärasid arvestavaid kirikulaulu lahendusi, siis valdav vastukaja väidab, et selline asi ei ole koguduse laulus võimalik. Ma ei ole kunagi alahinnanud meie koguduse liikmete suutlikkust ennast emakeelse teksti kaudu vaimulikult mõttekalt väljendada. Sisukas kirikulaul sageli just sellele taandubki. Võti ei ole atraktiivsetes meloodiates ega peibutavates ilmalikes muusikastiilides, vaid usu ja veendumusega muusikaliselt lausutud emakeelses jumala sõnas ja vaimulikus luules. Kui see on saavutatud, siis on valik rohkelt muusikastiilide paletilt kõikidele valla. Mind ei ole selline lähenemine kunagi alt vedanud ei proosatekstilises kirikulaulus ega koraalilaulus. Ei lauldes, komponeerides ega õpetades. Ma nimetaksin sellist koraalilaulmist narratiivseks ehk jutustavaks laulmiseks. Me saame jutustada lugu teistele, me saame jutustada lugu iseendale, aga mis kõige tähtsam, me saame koos jutustada Jumala lugu ja olla osalised tema loos. Proovime nüüd veel laulda ka teist salmi. Ma laulan sulle ükskord ette,
pane tähele, kuidas ma püüan jutustada seda lugu, millest see salm räägib. Kui tuleb sinu kord laulda, siis püüa ka samamoodi jutustada. Seepärast rahvas vaatas sa preestri peale nüüd, kes lepitada jaksab kõik meie patusüüd. Ta saadab meid ja kannab kui helde karjane. Kord rõõmuriigi annab, kes on ta sarnane. Laulame nüüd palun koos ja püüa mulle rääkida seda lugu. Seepärast rahvas vaata sa preestri peale nüüd, kes lepitada jaksab kõik meie patusüüd. Ta saadab meid ja kannab kui helde karjane. Kord rõõmuriigi annab, kes on ta sarnane. Suur tänu sulle! Selliselt lähenedes on meil võimalik jätta alles vereringesse kulunud kaunis lauluviis, aga muuta see rütmikaks, sügaval meie teadvuses elava emakeele keelemuusika abil. Nõnda saavutame rütmika ja hoogsa laulmise, mis haagib ennast teadlikult lahti saksa keele muusikarütmist ning dünaamikast. Ma soovitan sulle, kallis vaataja, et sa prooviksid nõnda laulda ka mõnda teist koraali ja siis oma kogemusi ning elamusi minuga jagaksid. Palun kirjuta mulle oma mõtetest emakeelse koraalilaulu ja kogu kirikulaulu teemal aadressil erik.joks@eampt.ee. Minu aadress on leitav ka selle video kommentaariumist. Nagu sa oled selles loengus näinud ja kogenud, kallis kuulaja, on koraali rütmiseerimiseks olemas mitmeid teid, millest kõik on meie kalli emakeele vastu lahkemad kui saksakeelse laulu rütmika surumine eestikeelsesse luulesse. Rääkides Naatsareti Jeesusest, ütleb püha evangelist Johannes: sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Tsitaadi lõpp. Sõna elab siiamaani meie keskel kogu oma täiuses. Võrreldes sõnaga peame inimestena tunnistama oma nõtrust. Hoolimata oma puudulikkusest peaksime püüdma laulda kirikulaulu nii, et me ei kannaks oma nõtrust üle sõnale, tehes sõna kirikulaulu kaudu nõdraks. Sõna objektiivne väärtus on tema kõla. Meie emakeelse sõna loomulik kõla on see, mis meid rahvusena hinge süvatasandil ühendab ja mis võib olla see puuduv komponent, mis viib meid Maarjamaa rahva hinge maailma taipamiseni. Kui ma selle koraali analüüsimisega lõpule sain, siis kirjutasin laulule juurde 5. salmi, kolmainu Jumala doksoloogia, mis täidab sama rolli, mis psalmide lõpus kasutatav ülistusvormel ja on vägagi kohane mis tahes kirikulaulu lõpetuseks. Minu soovitus oleks varustada kõik ELK lauluraamatu koraalid sobivas värsimõõdus võimalusega lõpetada laul kolmainu ülistusega. Varem või hiljem hakkavad värsimõõdud korduma ja sama ülistusvormelit saab kasutada erinevates lauludes. Ma ise olen neid teinud vast 10 ja loodan teha nii palju edasi, et kõik kirikulaulud oleksid lõpetatavad kolmainu ülistusega. Kõik noodid ja salvestised, mis selle videoloenguga on seotud, on leitavad kirikulaulukooli raamatukogust. Viide on selle video kommentaariumis.
Üks õigustatud küsimus, mis siinkohal võib kerkida, on küsimus orelist. Kas ka orelil on sellises laulmises ruumi? Seda kindlasti. Aga kirikulaulu mõtteviis peaks olema ennekõike laulukeskne. Ja mul ei ole midagi selle vastu, kui pillide kuningas tahab kuningate kuninga ülistamises kaasa laulda. Lõpetuseks kõlabki rütmiseeritud koraal Oh nuta oma vaeva, mis on lauldud meetromivabast noodikirjast jutustavas koraalilaulu stiilis. Orelil laulab Mart Siimer. Elagu eesti emakeel, tema kaunis ja ainukordne kõla, tehkem kaasa ja laulgem issandale uus laul. Sest meie eksimused on teda vaevanud ja meie patud suured on tema surmanud. Seepärast rahvas vaatas sa preestri peale nüüd, kes lepitada jaksab kõik meie patusüüd. Ta saadab meid ja kannab kui helde karjane, kord rõõmuriigi annab, kes on ta sarnane. Ta isa nõu on täitnud, meid päästnud viha